Tere, Marlikene. No tere. Vaata, kui suure kotiga seda. No, palju ju vaja tuua. Kõikesugust kraami. No. Tuhu süüda ärkab üles ja kiida loojat lauldes, kes kõik head meile annab ja Mart, kuule, mis sa sealt koti, sul oli nii suur kott, kui sa tulid sealt alt üles, et mis sul seal kotis nüüd kõik on, räägi välja? No kõike igasugust vajalikku kraami. Seal on banaani ja seal on mahla ja seal on igasuguseid tsitrusasju ja siis on seal kindlasti pähkleid šokolaadi. Sellepärast, et need on elutegevuseks väga vajalikud asjad. Aga ma mõtlesin täna, et tegelikult me ostame iga päev igasugust kraami. Ja alati ei maksa üldse mitte rahaga. Maksame oma aja, energia ja kõige muude niisuguste asjadega ja me ei panegi tähele, et tegelikult me teeme vahetuskaupa kogu aeg. Me kogu aeg käime kuskilt midagi võtmas. Sa nägid nüüd mind poekotiga tulemas, eks ole. Ja arvasid, et ma toon midagi endale poest, eks ole, toidutarbeid ja muid niisugust asjad. See on tõsi. Aga me tegelikult käime ka teistes kohtades, mis on meile nagu ammutamise allikaks ja ammutame sealt siis kas ideid, lohutust, unustust, meelelahutust, tarkust, juhendeid, kõike muid niisugust asju ja meie elu väga paljus osas koosneb niisugustest asjadest. Vahetuse värk, et üldse ükskõik mida meie teeme, me tegelikult maksame nagu kõige eest, eks ole. Et raha on lihtsalt üks käibevahend, aga kogu sinu elutegevus ju vajab energiat. Ja selleks, et maailmas on nagu välja kujunenud see süsteem, et kuidas see toimib, raha ju vanasti üldse ei olnud. Raha on ju, kui vana see raha üldse on? Raha on ikka päris vana, aga põhimõte on ikka seesama, et selleks, et midagi saada, pead sa midagi andma. Et see on kahesuunaline tänav. Et isegi kui vanasti mindi näiteks Jumala juurde, mindi templisse, siis pidi olema and kaasas. Ja kui mindi näiteks prohveti juurde või kellegi juurde, siis võeti ka and kaasa. Ja seal ei olnud kehtestatud hinnakirja, vaid vastavalt oma jõule. Rikas mees võttis kallima anni, vaene võttis selle, mis tal oli. Kas või Jumala sõnas näiteks öeldakse, et templi reeglid olid, et kui sa muud ei ole, sul võtab peodes jahu. Et selle sa ikka saad kuskilt. Et midagi, aga see on see sümbol, see and. Ja samamoodi on ka näiteks, et ka täna tegelikult, et kui me läheme kas või kirikusse või läheme kuhugi, siis on hea, et kui me võtame vaimulikke asju, siis me anname vastu ajalikku, seda, mis meil on. Et siis on see vahetus nagu õige. Et väga paljud inimesed niimoodi hajuvad ja sulavad vaikselt minema enne kui kogudustes korjandusi võetakse, aga nad ei ole lihtsalt mõistnud seda, et see ei ole mitte küsimus, et raha küsimus, numbris ei ole üldse küsimus. Küsimus on selles põhimõttes. See on kas või 1 sent, aga see on oluline. Elu funktsioneerib ja toimibki nagu vahetuskaubana nii-öelda. Ja tegelikult küll, jah. Et mina annan midagi ja siis ma saan midagi. Ja see, kellelt ma saan, sellele ma ka annan. Et see on selle maailma mudel, et see maailma inimesed võtavad, et ma kogu aeg, kui ma tahan saada, siis ma hakkan muudkaga võtma ja ei anna kellelegi. Piiran andmist ja maksimeerin nagu saamist. Aga Jumala seadused on täpselt vastupidi. Ja nad ütlevad, et kui sa tahad saada, siis hakka andma. Siis hakkab ka loomulikult hakkab tulema. Tegelikult see on nagu universumi seadus. Kui sa saad midagi, siis sa pead ka midagi vastu andma. Ja kui sa seda ei tee, siis sa hakkad hinda maksma selle nii-öelda tegemata teo eest nii-öelda. Ja siin teised religioonid räägivad karmast ja karmavõlast ja kõigist muudest asjadest. Aga tõsi on see, et kui sa kuskilt teed omale niisuguse augu sisse, et sa ei ole endapoolset osa andnud või ei ole teinud, või näiteks sa oled määratud tegema midagi ja sa lihtsalt ei tee seda, või teed selle asemel hoopis midagi, mida sa ei tohiks teha, siis tegelikult tekivad asjad ja sealt tuleb ka igasuguseid jamasid. Kuni haigusteni, kuni hukkumiseni, enneaegse surma ja kõige muude niisugust asjadeni. Kristlased ütlevad selle kohta, et see on needus tavaliselt. Aga muide, kui ostmisest juba räägiti, et siis on huvitav, et Jumal räägib ostmisest üsna palju. Ahaa, see on küll huvitav uudis. Ja kaubandus on Jumala jaoks ka üks oluline teema muide. Vana testament ütleb, et saatana langus oli üks põhjusest oli see, et see peaingel Lutsifer langes ja temast sai saatan, oli, et ta tegi ülekohtusel, kaubanduses tegi ülekohut. Tegi ka või? Kaubavahetuses, jah, tegi ülekohut. Mina niisugust asja küll välja ole luge. See on Hesekieli raamat, Tüüruse vürsti, nutulaul Tüüruse vürsti pärast. Aga see selleks, aga ma ütleks, et õpetussõnad ütlevad 23. peatükk ja 23. salm, osta tõtt ja ära seda müü, eks ole.
hangi endale tarkust, hangi instruktsioone ja arusaamist. Tähendab, anna välja oma raha selle eest, et sa võiksid saada tarkust. Ja siis mitte, tarkust tavaliselt arvatakse, et see on informatsioon. Aga see ei ole informatsioon, see on tegelikult üleloomulik võime olemasolevad infokillod õiges järjekorras kokku panna või siis teha see ainuõige järeldus sellest olemasolevast infokogumist. See on geniaalne ja see on tegelikult jumalik võime. Ja ta ütleb, et hangi tarkust ja ütleb ka nii, et osta tõtt. Vaata, tõde on mitte lihtsalt niisugune, meil on täna ühiskonnas on tõde tohutult nagu alahinnatud, eks ole, aga tegelikult tõde on nagu kõigi asjade keskmes. Tõde on tegelikult ausalt ilma keerutamata asja enda sisu. Ja ma olen tähele pannud, et kui Jumal räägib, ta räägib väga vähe, ta ei ole pikk jutt, aga jutt on väga kokku surutud ja ta sisaldab tohutult palju. Üks lause võib sisaldada eepose jagu informatsiooni. Mul on hea mõtteks, me võime seda võrrelda nagu selle koduküpsetatud leivaga, seda Jumala informatsiooni, mis et ta on nagu toitev, ta on nagu tohutult tihke ja ta ei ole selline, mida sa poes saad osta. Ta ei ole kunstlikult. Ta ei ole kunstlik, jah, ta ei ole vahtu löödud, vaid ta sisaldab väga palju. Tegelikult inimesed arvavad, et informatsioon on see, mis toob neile pappi sisse. Ehk siis, kui sa valdad informatsiooni, siis sa valdad võimu. Ma olen ka aru saanud, et see ei vasta absoluutselt tõele. Tähendab, see vastab osaliselt tõele. Osaliselt, aga nagu sellel informatsioonil ei ole nagu maailma nagu seda, ta nagu ei valitse kõige üle, eks ole, ta on ainult üks osa sellest. Ta on üks osa pildist. Üks osa pildist, just nimelt. Aga maailm, ehk siis tänapäeva inimene arvab, et see on kõik, info on kõik. Ja kõige kurvem ongi see, et väga paljud ei oska teha õiget järeldust olemasoleva informatsioonist. Et sul on tohutult palju infot igasuguste asjade kohta, aga kes oleks see geenius, kes teeks sellest õige järelduse? Tõlgenduse. Jah, kes oskab seda õigesti tõlgendada, panna need asjad õiget pidi ritta, näha õiget pilti selle taga. See, et need info ise ei ole tarkus. Tarkus on olemasolevat või saadaval olevat informatsiooni õigesti töödelda, teha see järeldus. Aga ma veel kord rõhutan, et see on jumalik võime. Aga Jumal ütleb, et osta tõtt, muide ära seda müü. Tead sa, mida see tähendab? Me oleme täna niisuguses ajastus, et me oleme poliitkorrektsed hästi palju. Me ei tohi öelda neeger, ütleme mustanahaline ja et me ei tohi öelda selle õige kohta, et see on õige ja vale kohta, et see on vale, me ei tohi, mitte midagi ei tohi enam tegelikult öelda. Ja tundub, et see on lihtsalt mingid totrat sõnamängu tahad tühja sellega, eks mängivad oma lolle mänge, me ju teame, kuidas asjad on. Aga tegelikult ei ole niimoodi, sest et see on vaimne asi, sõnadel on vaimne meelevald ja sõnad tähistavad reaalseid asju. Osta tõtt, ütleb Jumala sõna õpetussõnades ja see tähendab seda, et osta asju õige nimega. Kus iganes on tõde, seal on asjadel õiged nimed. Ja kus iganes, kui must on valge ja valge on must, prohvet Jesaja ütleb selle kohta, häda nendele, kes teevad magusa kibedaks ja kibeda magusaks, valge mustaks ja musta valgeks, kes võõpavad, teevad nagu kõigile kõike, tähendab ühesõnaga müüvad kõigile kõike ja teevad mansette igale randmele ja paelakes igale kaelale, eks ole. Ütleb häda nendele inimestele, sellepärast, et nendel lähevad kõik asjad käest ära. Need kaotavad lõpuks kõigile kontrolli. Jumal on tõe Jumal, ütleb Piibel. Püha vaim on tõe vaim. Kristus ütles, et tema tuli maailma, Pilatuse ees seistes andis tunnistust, ta tuli maailma andma tõele tunnistust. Ja ta ütleb, et ka meie, ütleme ka kristlaste võitluse relvad vaimses võitluses on kõigepealt esimene asi, teie nõuded olgu vöötatud tõega. See tähendab tõde sinu kohta, siis Jumala tõde sinu kohta, mida Jumal ütleb, mitte poliitkorrektne meie ajastu tõde, siis Jumala tõde Jumala kohta ja sinu enda suhtumine ja hoiak selle kõige suhtes peab olema ehtsus ehk ka tõde tegelikult. Sest kui me võtame ühe kiire väikse lisa, paneme siia veel, tõde on ju tegelikult asjade olemuseni jõudmine ilma igasuguste moonutuste ja keerutusteta. Ja kui me tõest läheme nagu kõrvale, hakkame siia moonutuse ja keerutuse vahele viima, siis tegelikult me pikendame oma teekonda ja sihime ennast märgist mööda. See on ju tegelikult see, mis meiega juhtub. Et iga kord paned sa tähele, kui näiteks Nõukogude diktatuur,
asjadel olid teised nimed. Rahvaste sõprus tähendas venestamist, eks ole, vabastamine tähendas vallutamist ja kõik niisugused asjad, eks ole. Nii kui tuli tõde uuesti sisse, sai asjadele panna õiged nimed, selgus, et me ei ole vabad, me oleme okupeeritud, selgus, et meid ei vabastati, meid hoopis anastati, eks ole, selgus, et me ei ole mitte rahvaste sõpruses, vaid me oleme aspiratsiooni all, eks ole, ja kõige muude niisuguste asjade all. Nii kui sai see olukord diagnoosi, nii tekkisid ka lahendid, sest seda haigust, mida sul ei ole, ei saa ju ka ravida, sest sul pole seda. See on see vaimuliku maailma, iga vaimse maailma nagu üks seadusi, osta tõtt ja ära seda müü. Selles mõttes hoia oma elus, oma enda südames, oma enda ümber asjadel õiged nimed ja kui sa kulutad energiat ja oma ressursse, siis kuluta seda selleks, et seda sama tõtt ja seda tõe allikat endale lähemale enda sisse saada, rohkem tõtt enesesse saada.